Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Just nimelt viimasel ajal me kohtume harva. Kas siis tänaval või kohvikus juusikud kuskil poes. Kuidas läheb, kuidas lapsed vanad ajal aed kolisid Narva. Võib-olla Facebookis mõnikord kirjutad kellestki loed. Juba mõnda aega komme on, et külas enam teistel ei käida. Heal juhul mööda minnes kusagil kõrtsis läheb klaas või baar. Me ei ole enam eriti lähedased, nii võib see näida. Ja mul on tunne, et me teineteisest tänapäeval aru ei saa. Teid palun elage kaua, sest mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, mis siis, et viimasel ajal just tihti ristume teed. Teid palun elage kaua, mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maha, teid palun elage veel. Iga kord, kui jälle kohtume, lepime ju uuesti kokku, et tulevikus kindla peal tihedamalt suhtleme. Me vahetame nimekaarte ja siis lähme jällegi lahku. Kuid sinna paika see jääb ja jumal teab, kas üldse näemegi veel. Teid palun elage kaua, sest mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, mis siis, et viimasel ajal just tihti ristume teed. Teid palun elage kaua, mul on väga teid vaja. Ärge jätke mind maa, teid palun elage veel. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin on Keskpäevatund ja Kuku Raadio, Tallinna otsestuudios Ainar Ruussaar, Aimar Altosaar ja Priit Hõbemägi. Aimar töötab Postimehe toimetuses ajakirjanikuna, aga rohkem on ta meil ajaloolise mälu ja sotsioloogia alal, nii et seda võib ka täna oodata. Laulis Columbus Chris ja Urmas Vare mikrofoni taga laulis siis meile nii, et palun elage kaua. Ja tõepoolest Statistikaameti andmetel oli 2024. aastal eestimaalaste oodatav eluiga sünnimomendil 79,5 aastat ja kõigist Euroopa Liidu teistest Euroopa riikidest viimase 3 aastakümne jooksul on Eesti kõige suurema tõusu läbi teinud. Muidugi me peame arvestama seda, et kus kohast me sinna tulime ja kui me võtame võrdluseks, et 1994. aastal oli oodatav eluiga Eestis 66,5 aastat, siis 2024. aastal oli see juba 13 aastat rohkem ehk 79,5 aastat. Muidugi nii sugu, vanus, haridus, sissetulek, kõik need avaldavad mõju siis elueale, aga ega eluiga iseenesest ei ole mingisugune nii suur väärtus, kuivõrd just tervelt elatud aastad. Ja see ongi see, mille poole me peaksime püüdlema, et kui elada kaua, siis tegelikult peaks ütlema siia juurde veel, elage kaua ja tervelt. Just, ja naised ilmselt ikkagi elavad natuke tervislikumat elu, sellepärast et naiste keskmine eluiga on 83 ja meestel 75, et sealt tuleb see statistiline keskmine, aga midagi ei tea, Šveits ja Hispaania on need, kus eluiga ületab ka meie eluiga ikka kõvasti veel. No eks me ise oleme ju ka märganud, et meeste read ikkagi meie vanuses juba on hõredamaks jäänud ja see ei ole sageli mitte ainult puhtalt tervise pärast, vaid ka nii-öelda riskikäitumine, et mehi saab nooremast peast rohkem otsa
ja kuigi õnneks on viimastel aastakümnetel ka see nüüd paranenud, kui me veel toome nüüd õnnetustes hukka saanute arvu, mäletate, aastal 1994 oli ligi 500 hukkunud liikluses, pluss veel mõrvade arv, mis oli vist ka kusagil 350 ringis, praegu need numbrid ju ligi 10 korda väiksemad. Nii et me oleme nagu õigel teel, aga ruumi, kuhu edasi elada, on veel palju. Üks ruum, kuhu edasi elada, on muidugi sündivus ja see madal sündivus on tegelikult probleem mitte ainult Eestis, vaid peaaegu kogu Euroopas, mitte ainult Euroopas, jumal, Lõuna-Korea ja Jaapan kurdavad täpselt sama probleemi. See on kogu maailmas, tegelikult on Aafrikas ainult üks piirkond, kus on praegu massiivne sündivus, ainult üks piirkond. Aafrika on muidugi hiigelsuur, aga sellest hoolimata, et kõik need jutud, et maailm plahvatuslikult paisub, et ei julge sünnitada, ei julge tuua lapsi siia maailma, sellepärast, et maailm ülerahvustab. Nii nagu on välja arvutud, nagu just praegu sai räägitud, et tegelikult on ainult ühes piirkonnas tõsine nii-öelda ületootmine selles osas, aga tegelikult üsna pea saabub siis ka terves maailmas see nagu tipp, kus rahvastiku suurenemine väheneb, see vähenebki praegu ainult ühe piirkonna arvelt ja seejärel hakkab maailma rahvastik vähenema. Et mina tahaks küll kõigile nendele noortele, kes kardavad, et maailmas on liiga palju inimesi ja siia ei tasu juurde inimesi teha, öelda, et sõbrad, see aeg on juba möödas, võib küll, isegi on soovitav. Et juba selle sajandil ilmselt hakkab inimkond vähenema, see juba ilmselt paratamatu, aga mis muidugi meie elu selles mõttes nüüd kergemaks ei tee, mis meil see Aafrika ja kõik see suur tulevik ikka korda läheb, eks eestlaste mure on ikka ju see, et meid on ju vähe. Meid on kogu aeg vähe ja see, kui hakata vaatama kas või Eesti ajakirjanduse ajalugu, siis juba alates Pärnu Postimehe ajast 19. keskel on Eestis ikkagi kirjutatud sellest, meid on vähe, me oleme nagu kuidagi jääme teistel alla ja niisuguse väljasuremusi hirm on meid saatnud kogu aeg. Kõige silmapaistvam oli ikkagi teine rahvustiku kasvatuse kongress aastal 1934, kus ennustati ju näiteks, et aastaks 2000 on eestlaste arv ainult 600 000 näiteks. Jumal tänatud, Aimar, et me sellest räägime, sellepärast, et see, kui vähe meid oli pärast põhjasõda, on ikkagi märk sellest, kuidas me suudame ennast taastada, aga sellest rääkimisest on üksi vähe ilmselt, et peab ilmselt ka kuidagi toetama ja mulle jäi silma muide üks asi toetamise puhul on see, et statistiliselt ja ka riigis on selline termin nagu laps, mis on siis kuni 15-aastane inimene, kellele on mõeldud erinevad toetused ja nii edasi, tegelikult ülalpeetav, kui me räägime nüüd noortest inimestest, 15-aastane on tõepoolest võib-olla laps, aga pärast seda tuleb teda ka ülal pidada, ta käib gümnaasiumis ja ka kõrgkoolis tuleb teda toetada, ehk siis nii statistiliselt keskmiselt ei saa seda terminit absoluutselt ju võtta. Meil on õnneks ikkagi see süsteem ju selline, et pered saavad ikkagi päris hästi toetatud ja päris nii-öelda tühja koha peale ei jää keegi. Aga eest läheb ära ju elu kallidus ja paraku ka selline ootuste ja nõudmiste tase. Et kui veel mõnikümmend aastat tagasi oligi päris normaalne, et inimene lähebki pärast 15 eluaastat kuhugi tööle ja mis ikka too leib lauale ja isegi nooremas peas polnud mingi ime, aga tänapäeval me ikka eeldame, et noor on ikkagi saab täispaketi endale haridust kätte ja siis ta astub ellu ja selle puhul kindlasti tekib niisuguse hõredamaid kohti, millel on jälle omakorda jälle selline positiivne pool, et noored peavadki ka võimalikult varakult leiva mõitset tunda saama ja meil omakorda on jälle olnud üks takistus, et mingi vanuseni ei ole lubatud peaaegu mitte midagi teha, mis nüüd on küll hakatud lõdvendama neid nõudeid, et noor ikkagi võiks tööd teha, kui ta tahab. Jah, seda on nüüd tehtud jah, et noored saavad töötada seal suvel kuskil kohvikus, et varem eelmine aasta oli veel üsna range regulatsioon, et kui seal nad ei tohtinud olla ka kohas, kus alkoholi müüakse, nüüd nad ei tohi lihtsalt sellega seal kokku puutuda, nii et nad saavad seda tööd teha. Aga see on nagu üks selle nagu lahenduse või võrrandi või pigem võrrandi üks pool, et see, millest sina, Aimar, tihti oled rääkinud, on siis see nagu selle viljaka elu ja nagu pikendamine, et mida tuleks teha, et naised, mehed, et nad tunneksid ennast ka sellises kuldses eas tunneksid õnnelikena, et nad teeksid erinevaid asju, et nad oleksid rõõmsad, et nad
tunneksid, et nende elul on eesmärk, et nad ei ole kõrvale jäetud ja kuidas ühiskond sellesse peaks suhtuma. Ma siin võib-olla natuke parandan, viljakas selles mõttes, et tööalaselt viljakas. Ja loomulikult, seda ma mõtlesingi. Et lapsi saab... Ole rahulik, tänapäeval saavad 100-aastased ka juba lapsi teada. Ja ilmselt on sellega ka muidugi tegeletud, aga ma pean ka silmas seda, et inimesed on sageli kõige paremas töövormis, just 50-60, seal on rahvusvahelist uuritud, eriti spetsialistid, tippjuhid. Meil on selleks ajaks sageli juba töötsükkel läbi või toimub nagu langus, et inimesed pärast 50 ei saa enam seda oma potentsiaali rakendada. Ja see mure ei ole ainult Eestis, vaid ka jälle laiem ja soomlased, kellest me oleme palju eeskuju võtnud ja kus on eakate tööteemadel tehtud ikka väga suuri pingutusi ja sinna on tehtud eakate tööle võtmise aastaid ja seal on uuritud ja seal on ka riiklikul tasemel programme, ka seal on ikkagi probleem. Nimelt teadvustati, et kuna sünd oli aastal 2023 43 000 ja pensionile läks 70 000 ja Soomes on pensionid nii head, et vanemad inimesed ei lähegi tööle, kui neil võimalus oleks, siis Eestis on see nüüd küll vastupidi, et pensionid on väiksed ja inimesed käivad tööl, aga ega me sellest nüüd ka päris rõõmsad ei ole, sest et inimesed, kes siis lähevad tööle, Eestis pensioni ja sageli on mitu aastat allpool seda kvalifikatsiooni, mida nad võiksid pakkuda. Need probleemid on mõlemal pool Soome lahe kallast, aga need on mõneti erinevad, aga üks nimetaja on, et elanikkond vananeb ja selleks, et sellest vananemisest tõeliselt rõõmu tunda ja kasu saada, me sageli ei näe neid ja lahendusi ja nagu tõrjume neid või siis püüame mingisuguste muude vahenditega vaiba alla peita. Aga see, et edaspidi on 70-75 aastane inimene tööl ja pensioniiga kaob kuhugi kaugustesse, kui see üldse tekib, me peame sellega nagu arvestama tulevikus. See on ilmselt paratamatu Aimar, sellepärast, et praegu on statistiline keskmine kogu Eesti kohta see, et ühe pensionäri kohta on meil 3 maksumaksjat. See suhtearv väheneb ja see tähendab siis kas väga lihtsalt kas maksukoormuse tõusu või pigem seda, millele sina viitasid, on see, et inimesed lihtsalt töötavad kauem, mis on ka täiesti normaalne. See on niimoodi, et ühe pensionäri kohta on 2 maksumaksjat ja 1 pensionär. ja siis edasi ja siis on ühe pensionäri kohta on 2 töötavat pensionäri ja 1 täisjõust nooremini. Ei, aga Priit, see ei ole nali, see on tegelikult reaalsus. See on tegelikult ongi nii, et need täisjõus inimesed, kellel pensioniiga on kätte jõudnud ja kes rõõmsalt edasi töötavad, siis lõppkokkuvõttes nemad teenivad seda rahvuslikku tulu ja nende teenitud maksudest makstakse ka neid samu pensioni, et see ongi täpselt niimoodi, aga ma tahtsin 2 näidet tuua. Üks on see, et kui oluline ja kui kasulik ka majandusele on see, et pööratakse tähelepanu nendele inimestele, kes on jõudnud siis välja teenitud pensionikka ja kuidas neid uuesti nagu siis nii-öelda angažeerida, võiks öelda niimoodi. Minu meelest oli see oli Inglismaal, kus uuriti siis uute ettevõtete, see oli eelmise aasta andmed, kus uuriti uute ettevõtete algatajate vanust. Ja kui meie selline nagu, ütleme see, kui terve mõistus ütleb, et noored alustavad igasuguseid iduettevõtteid. Ja seal vaadati ka seda, et mis ettevõtted siis nagu ellu jäid. Ja tuli välja, et kõige võimekam osa olid ettevõtjad, kes olid ületanud 50 eluaastat, kel oli eelnev elukogemus. Ja nad olid väga ettevõtlikud ja nad ei langenud ka selliste nagu mingisuguste hullumeelsete või lapsikute ideede nii-öelda lõksu. Et ehk siis, et üle 50 aasta vanused olid väga asjalikud ettevõtjad ja lõid rohkem ja kauem püsivaid ettevõtteid, mis on üks hea asi. Ja teine on üks näide Ühendriikidest, kus oli üks meditsiini tarvikuid tootev firma ja see firma oli nagu hädas sellega, et noored inimesed tüdinisid ära, nad pidid käsitsi kokku panema mingisuguseid väga peeni meditsiini siis tarvikuid, mingid nõelad, asjad ühesõnaga ja sellel ettevõtjal tekkis selline idee,
et ta ei hakkagi nende noortega jändama, et ta otsib elukogenud inimesi. Aimar võib nüüd, ma saan aru, et ma ta näost näen juba, et see on talle tuttav näide, et las ta räägib ise edasi. See firma on Vita Needles on, ja tõesti, seal on ka videosid näha, kuidas väga õnnelikud 90+ inimesed seal laua taga teevad oma töid. Neil on küll tööaeg lühem, nad teevadki 2 tundi päevas ja võib-olla ikka mitte iga päev, aga nad on õnnelikud, nad teenivad endale lisa ja sealt on selle kohta ka teada, et inimesed, paraku nad on sellise eas, et viiakse võib-olla otse järgmisesse eksistentsi punkti ehk nad võivadki töökohal surra, seal on juhtunud. Aga nad on õnnelikud. See on väga tähtis, et inimesed on rahul endaga, sest et seadusandlus ja tööandja võimaldavad neil ennast teostada täpselt nii palju, kui neil seda jõudu ja tahtmist on. Aga mis on meil olnud üheks takistuseks seadusandluse ja hoiakute jäikus, et sa ei saa ikkagi tahta, et 80-aastane hüppaks sama palju kõrgust ja kaugust kui 30-aastane, aga ta võib mingeid muid asju teha, võib-olla paremini kui see 30-aastane. Ja jällegi ma ei ole nüüd väga suur ekspert Ameerika tööturu peal, aga ikkagi alati kumab läbi, kui neil teemal rääkida, et ameeriklased on nii pragmaatilised. Nemad ei hakka inimesel mingid piirangud seadma vanusest või muust asjast lähtuvalt, vaid kui ta teeb tööd ja on viljakas, toob kasu, siis palun tööta. Aga Euroopas on regulatsioonid nii tehtud. Sellepärast öeldaksegi, et eurooplased reguleerivad ennast surnuks ja ameeriklased innoveerivad ja elavad hästi. No, Trumpi ajal on muidugi ka Ameerikas natuke see suhtumine muutunud, aga tegelikult ma tahtsin öelda seda, et on elualasid, kus paratamatult 65+ inimesed võib-olla ei ole nii efektiivsed kui keegi teine ja võib-olla ei ole ka spetsialiste, keevitajad näiteks. Ja me räägime ju sellest, mitte meie ei räägi. Meie räägime ka, sellepärast et valitsus keevitajad. Las noored keevitavad, jumala. Ei, absoluutselt, aga me räägime tööjõu sissetoomise vajadusest ja see vajadus on ilmselgelt väga olemas nüüd iseasi, kuidas seda sissetoodavat tööjõudu siin piisavalt hästi kohandada, et minu jaoks on see eesti kultuuri ja keele küsimus ikka väga oluline, et ma ausalt öeldes olen ikka siiralt hämmastunud iseenda ja paljude teiste üle. Kui minu juurde tuleb tänaval inimene ja ma näen, et ta ilmselt ei ole turist ja pöördub minu poole vene keeles, teate, ma pean tunnistama, ma automaatselt hakkan talle vastama vene keeles. No ja sa oled nii viisakas inimene. Ei peaks. Sa oled viisakas inimene. Ma tahtsin korraks... Siin ei ole viisakusega küsimust. Sa ei oled ju. Ma ei tea. Kui ma näen, et ta on kohalik, siis ma võiksin talle ju öelda, et eesti keeles. Okei, aga tuleme selle keele küsimuse juurde kohe tagasi. Mul on paar asja, mis ma tahtsin selle vananemise ja selle teema juurde öelda. Et mina jälgin väga suure huviga igasugust sellist nagu teaduslikku või ütleks niimoodi, populaarteaduslikku. Tänapäeval populaarteadus tähendab seda, et on mõned inimesed, kes on eluaeg mingi teemaga töötanud ja siis nad nagu levitavad seda oma teaduslikku nii-öelda informatsiooni siis raamatute kaudu. Mind väga huvitavad siis vananemisega seotud sellised uuringud ja kõik taolised asjad. On olemas üks selline teadlane, kelle nimi on David A. Sinclair ja see on üks maailma juhtivumaid, kuulsamaid siis geeni ja vananemise uurijaid. Temal on raamat, mis on ilmunud eesti keeles. Ma soovitan väga kõigile, keda see huvitab. Selle raamatu nimi on Elukaar ja selle on välja andnud Kavakirjastus ja ma soovitasin ise seda raamatut avaldada. Et Elukaar, David Sinclair ja Kavakirjastus. Nüüd see raamat räägib sellest, kuidas on igaühel võimalik siis oma elu iga pikendada. See põhineb ainult teaduslikel eksperimentidel ja teaduslikel andmetel. See inimene on üks päriselt siis maailma juhtivaid teadlasi selle alal ja kui võtta nüüd lühidalt kokku, milles siis selle raamatu või selle teadlase nagu põhilised nagu punktid on see, et kui me elame kaua, siis organism muutub kogu aeg nagu laisemaks. Meil vigu koguneb, kogu aeg meie DNA-d parandatakse ja ka need, kes seda seal meie organismis parandavad, neid jääb vähemaks ja nii edasi, nii edasi. Ja selleks, et tõmmata organism uuesti käima, tuleb teda ehmatada. Ja selle ehmatamise sellised nagu, et organismil jääks nagu mulje, et oot, nüüd hakkabki niimoodi olema, et ma pean kohe ennast kokku võtma. See on täpselt samamoodi nagu lihaste kasvatamisega spordis. Et lihas ei hakka kasvama enne, kui organism saab aru, see jama ei lähe üle. Ma hakkangi
hommikul seda 5-kilost pommi tõstma. Nüüd tuleb kõvasti kasvada, siis mul on kergem, aga enne kui lihas ei saa aru, et see on hädavajadus, ta ei hakka sellega tegelema. Ja nüüd ma võtan lühidalt kokku, mis tal siis selles õpetuses tal on. Siis on üks asi on vahelduv paast, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et süüa tohib 8 tunni jooksul ja siis 16 tunni jooksul siis võid siis ei söö, eks ole. See on üks asi, see on vanusest sõltuvalt need vahemikud on erinevad. Organism saab seal sellise signaali, et paistab, et hakkab tulema nälg. Ma pean kõik oma reservmehhanismid tööle panema, et mitte, et hakata siis nagu kulutama mingisuguseid lihast või midagi taolist, aga ta paneb ennast tööle selleks, et paremini efektiivsemalt tegutseda. Üks teine asi on näiteks saun, mis on organismile väga kõrge kuumus, kas samamoodi organism saab signaali, et ta peab ennast nii-öelda kätte võtma ja ka see pärast sauna vett, külma vette hüppamine samamoodi annab organismile sellise signaali ja see on nagu ka tõestatud uuringute tõestatud, et näiteks soomlaste meeste eluiga on pikk ja selle seos saunas käimisega on väga oluline ja teine raamat, mis on päris uus, mida ma just loen parasjagu, on selline tegelane, kelle nimi on Erik Topol ja temal on selline raamat, mis on äsja välja tulnud, selle nimi on Super Agers ja need on super vananejad ehk need on inimesed, kes ei ole haiged ja on väga vanad ja tema siis geneetikuna uurib, ta hakkas uurima, et kas see on geneetiline ja tuleb välja, et ta ütleb, et see ei ole geneetiline, on muidugi maailmas ka kohti, nagu näiteks Okinawa, aga see ei ole geneetiline ja ütleb, need on eluviisi harjumused, mida tuleb jälgida. Ta ütleb, et jõutreening vähemalt 3 korda nädalas, Vahemere dieet, õli, aedviljad, igal juhul tuleb vältida kõiki neid ultratöödeldud toiduaineid, mäkke, krõpse, mullijooke ja kõiki neid asju tuleb korralikult ja sügavalt magada, ei tule võtta mõttetuid toidulisandeid ja tuleb teiste inimestega palju suhelda ja tuleb veeta palju aega õues. Ja ta ütleb, kui te seda teete, siis te väga suure tõenäosusega elate tervemalt kauem. Suurepärane, kui kõik nii teeksid. Ma ei tea, kas teie võib-olla teete. Mina kõike seda ei suuda ilmselt järgida. Eks me siis kõik mõttes panime praegu nendes lahtritesse linnukesi, mida me nagu teeme ja mida me ei tee. ja kui tihti me teeme ja kui tihti me ei tee. Ütleme, sauna suhtes ma olen kindlasti sama meelt, et ma selleks, et täna oleksin saates värske, ma eile käisin saunas ja ma magasin väga hästi. Seal on jälle nädalakene tuli juurde. Ja värske suus viibimine on ka väga oluline ja trenn. Aga see 16 tundi nälgimist, seda ma olen kuulnud, ma olen seda Sinclairi, ma ei tea, lugenud igatahes, see asi on mul tuttav, aga mõnikord õnnestub, aga pagan, see peab olema süsteemne. Jah, kahtlemata ei maksa hakata ennast näljutama, kui see tundub endale ebanormaalne, siis ei tasu seda teha, aga siinkohal väike paus.